Elva paneb palli mängu, Üprus vilistas mängu alanuks, ehk siis sõidame. Siin umbes nädal tagasi sai ta proovida ka meeste mängu. Oli see Levadia tuubli vastu? Jah, 80 minutit. Ja, kui siin nii, Rikosett, jah. Natukene kaugemale, pall jääb Kalevi kätte. Sealt paremalt äärt pidi tuleb ka midagi. Sambe tsenderdab värava ette, Udepulsur ei ulatu. Et see on vist Inglise liigatanu nendele põhimõtteliselt. Täpselt, jah. Siin jälle ja 4. minutil viib Daniel Usta Kalevi 1-0 juhtima ja Elva jaoks kõige halvem algus üldse. Praegust tundus, et täitsa õnnetult see postist põrkas vastu Kruusi tagasi ja sealt siis sisse. Oli Ülenurmel sadanud ja Ülenurme staadion on ka selline, kus vesi väga ära ei taha minna. Väga selline mudamaad! Oi, Eerik Ilves lööb 7. minutil selle palli ristnurka kinni ja me oleme tagasi viigiseisul ja murtakse Ilves maha ka. Vasaku jalaga kussi juures veel, et Eerik Ilves tegelikult on paremajalgne mängija, aga mis kvaliteeti tahaks näha. Siin nüüd Pangura jookseb palli alt veel läbi. Sambe madalt tsenderdus Varovõtt. Peaaegu sama palju kui Veiko Kütile. Sama vanad, jah. Kaugelt tuleb löök. Jaa, natukenegi särtsu siia. Ja sellega paneb siin Eerik Ilvese raskesse olukorda. Karistusalasse Udepulsur. Ei siiski Sambe. Jaa, Linnmäe jõudis nüüd siia vahele. Aga ikka veel Sambe. Jaa, olukord ei ole läbi. Sukundale nüüd oodatakse tsenderdust. Väga palju Elva mehi on seal karistusalas. Oppa! Aga Pangura, pika Audi ootel oleme. Tuleb ka karistusalasse. Sambe oli peaga vahel, viiakse veel värava ette. Linnmäe seal, Linnmäe! Kus ka igast põnevaid asju juhtus. Nõmme Unitedi võitis Harju Laagrit, Viimsi võitis Nõmme Kaljut. Vaatame selle Sambe tuleku enne ära, Sambe lööb. Nii, ja peab tagasi. Ei jõua siin praegust niimoodi pressi tegema, et Sukunda paremal äärel, veel üks tsenderdus, ei lähe Kruus välja ja ohaa, penalti! Ei jäänud palju puudu, et Purje oleks seal selle palli võrku löönud, aga vaatame. Üprus puhub vilet. Jaa, selline asi. Vaatame enne selle ära. Tuleb kõrgelt värava ette, pall väga ohtlikult ja joone pealt Veiko Kütt. Ja need siis ikkagi toimivad. No nii, Pangura pika out. Ilves sai seal pea vahele, tuleb jätk värava ette, pall on lahti ja kuidas lööb Egert Härm. On olnud vähe teravam, vähe püüdlikum. Nüüd Põldsaar ei jõua enda mängijaga tagasi siin väga hästi. Aga Pangura, ei, ikkagi läheb see pall tagasi Kalevile, Jürisoo. Oppa, vist. No arvatavasti jah, selle kindlasti ei tule. Aga Jürisoo, no Põldsaar seal teda sikutas, Üprus laseb mängul jätkuda. Ja äärevahetus. Ja nüüd Sukunda liigub keskele, seal Jaagant peaga vahel. Sellele Sukunda, no, mõeldan söödule. Ja nüüd jälle. Seekord Linnmäe oli vahel. Jürisoo. Tammeka vastu üks hiljuti siin lõi Sukunda. Ja tuleb ikkagi Tallinna Kalev 90. minutil. Sakari Sukunda. Tundub, et lööb ikkagi Kalevi veerandfinaali. Noh, siin oli need Eestse Elva klaarimised ja puhastamised mitu korda sinna. Neil ei ole kuhugi kiiret, aga Usta ikkagi jooksis auti. Ja vilistab Üprus mängu lõppenuks. Elva 1, Kalev 2. Veiko, jätan su siis mängu kokku võtma, mina asun teele. Tallinna Kalevi ääremängija Taavi Jürisoo täna 2-1 võit Elvaile, karikas olete edasi, tuli see kõik palju raskemini, kui te aimata võisite? Jaa, tuli väga palju raskemini, kui arvasime, aga peame ka natuke vaatama iseendale otsa, et see hooaeg ei ole kõige parem olnud. Ja võib-olla
ongi eriti sellised mängud meil väga rasked ja ma arvan, et siin peab lihtsalt olema õnnelik sellega, et saime võidu kätte, et midagi rohkem siin vaadata enam pole. Kui palju see sügisene muruväljak või see pikk sõit, palju see teid täna mõjutas? No kindlasti mingil määral mõjutas, aga selle taha ei saa peitu ka pugeda, et ikkagist nad on esiliiga meeskond, me oleme Premium-liiga meeskond, et tegelikult peaks nagu kvaliteedi vahepoga ära siin maksma, aga täna läks ikka väga raskeks ja see lõpus ka, et see tuli suht kova peale, tuli särav, aga on mis on. Ja samas kompliment ka ikkagi Elvale, et ei jäänud palju ju puudu sellest, et see mäng oleks lisaajale lõpuks läinud. Jaa, kindlasti suur müts maha nendest, et tulid siin, võitlesid väga hästi ja ei andnud midagi kergelt ära. Et minu ees nagu suur müts maha nendes, et väga hästi mängisid. No vastased saate teada alles kevadel, keda oodata võib siin. Päris palju üllatustulemusi tuli, Viimsi võitis Nõmme Kaljut ja Nõmme United võitis Harju Laagrit. On sul mingeid eelistusi ka, kellega veerandfinaalis mängida, juhul kui peaksid ikkagi Kalevis jätkama? Niimoodi eelistusi ei ole, et mängib see loo ära ja siis vaatab, kes tuleb, et pole vaat, kes tuleb, et kõigi peab mängima 100% endast andma ja kõigile peab tappa andma, nii et Martin, 1-2 kaotus Premium-liiga klubi vastu, kas seda saab ka vaadata positiivse külje alt? Esmalt tahaks tänada fänne, et nende häält tuli kuulda esimesest sekundist kuni viimaseni, et nad kindlasti andsid seda indu meile ja tänu nendele üks hea lahingu saime anda. Kindlasti kahju, et me teadsime, et on nagu tuleb keeruline mäng, aga samas meil on hiljuti olnud esiliigas ka üks kõrge tempoga mäng, et Velka mängust tulime, kus tegelikult oli ka suht sarnane intensiivsus tegelikult, ma ütleks. Ja midagi üllatavat nagu ei olnud. Ma arvan, et üldplaanis mängisime hea mängu, võime uhked olla, aga see on ütleme vahe esiliiga ja Premi, et võib-olla siin väiksed momendid nad suudavad ära kasutada. Kui palju see esmaspäevane Velka mäng teil veel jalgeis oli? Ma ei usu, ma arvan, et ei ole, et siin me oleme profid ja me teame, kuidas taastuda ja värki, et ma ei usu, et see suur faktor oli. Aga sa mainisid, fänne olid häälekad, kui võib-olla harjumatu oli Elvast väljaspool mängida kodumängu, et Defendil te küll treenite, aga mänginud sina ju ei ole? Ei, ma vist ei ole siin, et see on väga äge tegelikult infra ja staadion, et ma ei ütleks, et see keeruline oli. Ma arvan, et Elva fännid ka suutsid muuta selle koduseks meile, et ei ole nagu vastuvõitjad küll. Samas sa mainisid seda tasemevahet ka, samas selle mängu ja ka võib-olla vaadata neid teisi tänaseid mänge, kus Viimsi võitis Kaljut ja United võitis Harjut, et võib-olla see esiliiga ja Premium-liiga vahe ei olegi nii suur. Jah, ei, mul on kuulen esimest korda sinu käest, et eks see on ühe mängu pealt tegelikult, et jah, me ei saa nagu väga hinnata neid, maailma jalgpallis on ka ühe mängu pealt karikas võib kõik juhtuda, aga ei, ma ütleks, et üldplaanis jah, 9 minutit tegelikult saame hakkama, et jah, meil võime öelda, et oli suht nagu poolik koosseis, hästi palju vigaseid, samas võib-olla oli neil ka väljas, et ma ei tea nende hingekirja nii hästi. Aga ma ütlesin, et me saame uhked olla ja meil on veel paar mängu lõpuni ja punitame edasi. Ehk siis selle mängu pealt on hea nendele paarile viimasele mängule vastu minna? Jaa, kindlasti, et see kindlasti annab moti juurde, me teame, et me suudame hästi mängida ja samuti teame, et Kalev on järgmine esiliigas ju, et teame, et võime enesekindlalt nende vastu mängida järgmine aasta ka.